Tere head sõbrad ja ilusat kuuma suve. Tõepoolest suvi on olnud ilus ja siin ka viimane nädal on näidanud seda, et ka rannahindma Eestisse lubab ja seda kasutatakse ära. Aga meie ei saa seda ära kasutada, sellepärast et stuudios on tagasi ja juba tuttav seltskond Siim ja Tõnis ka. Nii et nemad ei ole selle päikese lõõsa kätte jäänud kuskile peesitama. Aga täna taas ikkagi räägime nendest samadest poliitilistel teemadel, mis Eesti elu on siin viimase paari nädala jooksul kindlasti muutnud ja kus palju on ka kõneainet saanud ühiskond ise ja kindlasti on need teemad, mis on ühiskonnas kõneainet leidnud. Enne veel, kui lähen teemade väikse kiire tutvustuse juurde, kindlasti pange meie saatele laiki ja jagage seda rohkemate inimesteni me jõuame. Aga millest täna räägime? Kindlasti räägime sellest kärpeplaanist, mida siis kaks Reformierakonna endist rahandusministrit välja tõid, nii ootamatult ka Reformierakonnale endale ja see on kindlasti väikene selline nii-öelda võimalus tagasi vaadata ka kogu sellele protsessile, mis eelarve ümber käib. Räägime sellest, kuidas tulevikus võiks Eestis ikkagi alkoholimüük toimuda. See on kindlasti oluline inimestel kuulda. Võtame ette ka Parvel Pruunsilla. Ei tea. Ei julge prognoosida, kas siit tuleb ka mingi järjekordne kohtuasja, aga nendes kohtuasjades kindlasti teeks väikese ülevaate, aga räägime ka presidendi kandidaatidest, siis neid tuleb ikkagi aeg-ajalt siia juurde sellesse nimistusse ja väga huvitavad inimesed on siis meil presidendi kandidaate üles andnud, pakkunud, aga valimised alles on ju 2. septembril Riigikogus, et nii sinna läheb natukene aega. Nii et alustame ikkagi kärpeplaanist, mille siis välja tõid kaks endist rahandusministrit Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd. Ja kui seda sissejuhatust lugeda, siis läks ikkagi Eesti ajakirjandus päris kuumaks siin kuumal suvel ka. Et 100 miljonit võiks nagu kokku hoida ja võtame ära siis omavalitsustelt, jõukamatelt raha, peatame teatud suurte kultuuriobjektide ehitamise, kärbime ametnike puhkusepäevi, mis oli väga tõsine selline sotsiaalmeedias lausa hullumiseni juba tõusnud selline diskussiooni koht ja väga palju on sellele erinevat vastukaja tulnud. Siim, kuidas sa sellele nüüd vaatad? Kas see on selline püüd taas pildist kuidagi välja ronida, et kuidagi seda sooja virvendust, mis siin praegu soojade ilmadega on, natukene nagu lõhkuda ja endale ikkagi tähelepanu tõmmata? See on huvitav jah, et nad sellised ettepanekud tegid ja mina ütleksin, et positiivne, et tore tegid, et vähemalt midagigi. Me teame siin Mart Võrklaev rahandusministrina oli hoopis vastupidises suunas tegutses, tõstis makse ja tõstis riigi kulutusi see, et ta nüüd kuskilt tahab kokku hoida, et ega alati peab olema inimesel võimalus meeleparanduse teele asuda, et loodab, et meeleparandus on siiras ja siis on see kindlasti jumalale meelepärane. Et selles suhtes tubli, Aivar Sõerd on juba pikalt tegelikult selliseid seisukohti esindanud ja olnud seal Reformierakonnas pigem selline kergelt mässumeelne, ütleme siis nii, kritiseerinud, et konkreetsete ettepanekute üle, ma ei tea, kas me hakkame ükshaaval neid läbi võtma, nad on sellised... Võib-olla midagi on sulle rohkem nagu hinge läinud, või mingisugune tähelepanek rohkem võib-olla nõuaks selgitamist. Selge, et see kultuuriasutuste, suurte kultuuriobjektide ehitamise piiramine, see on tegelikult see selline asi, mis ongi ju olnud suhteliselt tegevus, mis on vägagi just riigieelarvest sõltunud, just siis, kui seda on rohkem, siis seda ka tehakse ja panustatakse sinna. Et Eestis on see mehhanism, et nad saavad seda raha sealt peale sellest hasartmängumaksu fondist, et neil kultuurkapital, hasartmängumaks sinna laekub ja siis muid ka seal aktsiisitulusid ja siis on seal kultuurkapital ja seal siis pannakse paika need objektid pikaks ajaks. Iseendast ju investeerimine sellisesse taristusse on tegelikult riigi poolt jällegi nagu mõistlik. Teistpidi on jälle, tegelikult kas Tartusse Siurut üldse mõtet ehitada, et kas üldse selliseid objekte vaja on, et see objektide valik, see on see nagu see valus koht, et mismoodi see Siuru nagu, ta ei ole selles mõttes nagu investeering, et jah, alati võib öelda, et tore jälle saab jälle mingi üks kultuurimaja Eestis juures, aga vabandust nüüd kõigile Siuru-fännidele nende ees, et minu vabandused, aga ega ta nagu selles mõttes investeeringuna on teda keeruline käsitleda
aga igal juhul hea, et need ettepanekud on tehtud ja see näitab seda, kui raske on tegelikult niimoodi üksikute ettepanekute kaupa, et sellepärast mina jään selle seisukoha juurde, et tuleb panna lihtsalt lagi peale, öelda, et kõikidel valdkondadel on külmutamine, kõikidel valdkondadel on laed peal, kus on kärped, üksikute ettepanekute kaupa me jõuame väga kiiresti politseiorkestri kaotamise ja maanteede ääres tualettide kaotamiseni, et siis hakatakse nagu seda keerama nagu iseenda vastu, et tegelikult tuleb kõigepealt kõigile laed peale panna. Aga hea, et debatt on üleval ja mis on veel huvitav, et muidugi suur osa reformierakondlasi kukkusid kohe ründama siis neid kahte reformierakondlast, et kui 2 neist on meeleparanduse teele asunud, 39 on neid kokku Riigikogus, et 37 on veel minna ja ennast parandada, et kas tuleb 37 ka järgi sellele 2 või mitte, pigem skeptiline. Eile isiklikult rääkisin Maris Lauriga sellel samal teemal ja mitu korda küsisin erinevas formatsioonis erineva küsimuse püstitusega, et kas see on nagu ka Reformierakonnale üllatus, et need 2 härrasmeest siis kukkusid soleerimisel. Ei, meil on kõigil ikka võimalus ettepanekuid teha. Eelkord, et äkki oleks siis võtnud need ettepanekud kokku ja võib-olla kuidagi ära jaotanud teemade kaupa, kes on tugevam mingis valdkonnas, nagu ikka tehakse, et võt sina esitad need sellised kärpeplaanid ja mina need ja nii ja naa ja ei, meil on kõigil ikkagi sõnavabadus ja tore, et see niimoodi ikkagi praegu esile tuli ja tema ei näinud siin nagu mingisugust probleemi. Tõnim, siis sa arvad, et kas see on ikkagi praegu selle tähelepanu võitmise üks samme, millega nad praegu tegelevad või on seal mingisugune ikkagi tõsine soov ka hakata kärpima kuskilt, et minule läheb kohe hinge või mitte, et ma oleks ametnik, aga ma kujutan ette, et seesama puhkusepäevade kärpimine on, millest ka ennist siin rääkisin, on ju nii palju sellist vastusidet või tagasisidet saanud. Mulle tundub, et see on üks järjekordne etapp Reformierakonna sellise allakäigu trepil, et Reformierakond on ju oma toetust drastiliselt kaotanud võrreldes eelmiste valimistega, see on kutsunud esile paanika Reformierakonna ridades, mida nad väga välja ei ole tahtnud avalikkusele näidata, aga mida lähemale järgmised valimised tulevad, seda lähemale ka tõeselt tuleb, et me oleme ka siin saates ja korduvalt rääkinud, et reformierakondlastel on tõsine dilemma, et kui lugeda kokku kõik nende ministrid, Riigikogu liikmed, nende nõunikud, siis tänase Reformierakonna reitingu juures ilmselt järgmisesse parlamenti on asja igal 5. Ja see kindlasti tekitab murepilvi erakonna liikmete pea kohale ja näha ongi, et ühest küljest on juhtumas see, et löövad välja sisulised erimeelsused, vaadates siin nüüd Reformierakonna poliitikute reaktsioone nii nendele Võrklaeva ja Sõrdi ettepanekutele kui mõningaid varasemaid väljaütlemisi, siis mulle tundub, et Reformierakond on jagunemas enam-vähem selliseks kolmeks kihiks ja ma ei nimetaks neid fraktsioonideks, ütleme, sest ei ole näha, et nad kuidagi nagu organiseerunud oleks ja neil nagu liidrid oleks, aga seal on selgelt nagu välja kujunemas 3 gruppi. Ilmselt kõige väiksem grupp on need, kelle võib-olla motoks on Siim Kallase Reformierakonna asutaja väljaütlemine, et Reformierakond ei ole enam minu erakond. Ehk siis need mõned üksikud alles jäänud Reformierakonna poliitikud, kes ütlevad, et kes igatsevad taga võib-olla seda Reformierakonna, algusaegade Reformierakonda ja seda filosoofiat, mida siis Reformierakond Siim Kallase juhtimise ajal esindas. Need hääled on jäänud Reformierakonna süüdjaks hääleks kõrbeks. 2 teist fraktsiooni paistavad olevat suuremad, esiteks on näha, et seal on selline üpris arvukas sotsiaaldemokraatide kogukond, kelle võib-olla kõige tuntumateks eeskõnelejateks paistavad siin olevat Õnne Pillak ja minister Karmen Joller ja ilmselt Riigikogu liikmed seal Anna Lahe ja nii edasi, kes oma vaadetelt
pigem on sügavalt riigiusku, ei jaga seda Reformierakonna asutamise filosoofiat, et nii-öelda areng ja kasv tuleb eraalgatusest, et erainitsiatiiv ja inimeste ise otsustamise õigus on see, mis aitab probleeme kõige efektiivsemalt lahendada, vaid nemad arvavad päris siiralt, et kus probleemi näed, seal aga tule lajata regulatsiooniga ja võtta riigi poolt nagu roll midagi jälle korraldama hakata. Ja ma arvan, et inimesed päris siiralt usuvad seda ja nemad selgelt konkureerivad oma mõtetes Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Ja siis Reformierakonnas võib-olla kõige selline, teine selline arvukas seltskond on siis sellised administraatorid. Võib-olla siia hulka võib nimetada näiteks Tartu linnapea Urmas Klaas ja ilmselt väga palju ka inimesi, kes neil on seal Riigikogu liikmete ja ministrite ametikohtadel, kes tegelikult väga erilist maailmavaatelisi eelistusi ei evi. Võib-olla neil kunagi midagi oli, aga need on neil ammu meelest ära läinud, ütleme. Et täna nad on pigem muutunud oma ametikohtadel, oma ametkonna saadikuteks, mõni on neist võib-olla isegi suhteliselt kompetentne administreerija, aga poliitilisi valikuid nad teha ei oska. Kui me nägime siin ka Urmas Klaasi kiiret reaktsiooni nendele Sõrdi ja Võrklaeva ettepanekutele, siis see oli kohe, et oi, mitte mingil juhul ei tohi minna omavalitsuste rahakoti kallale. Ehk selline väga selgelt nii-öelda kaitsepositsioonile asumine poliitikuna lähtuvalt enda administratiivse valdkonna huvidest, mitte läbi selle prisma, et mis oleks poliitiliselt ja maailmavaateliselt õige. Ja eks Reformierakonna üks häda ongi see, et kui ühelt poolt on vähemusse jäänud need nii-öelda klassikalised liberaalid, kes kunagi Reformierakonna asutasid, nende kõrval on domineerima hakanud sellised klassikalised sotsiaaldemokraadid ja siis on nagu see lai mass, et kes ei taha maailmavaatelisi positsioone võtta, siis eks selle tulemus ongi juhtimisvõimetus. Et ei suudeta omavahel kokku leppida, ei suudeta otsuseid teha ja siis, mida valimised lähemale tulevad, seda rohkem hakkab siis igaüks enda isikliku poliitilise karjääri huvides ka omi positsioone juba erakonnast eraldiseisvalt meedias välja ütlema. Et ma arvan, et see on kindlasti teine teema, et kui me räägime siin ka hiljem alkoholipoliitikast, siis me näeme, et Karmen Jolleril on oma teema, millega tema tahab esineda, et kui peaminister Michal ütles, et lõpetame maksufestivali ära, siis Karmen Jollerile see sõnum ei ole jõudnud, ütleme, et tema tahab ikka uusi makse kehtestada. Et see on see tüüpiline näide olukorrast, mida ma kirjeldasin, et erinevad fraktsioonid, erinevad isiklikud agendad, ühtset plaani enam ei ole ja erakonnad tervikvaates see kindlasti nagu hea mõte ei ole. Mis nüüd puudutab, kiiresti ütlen ära, mis puudutab neid kärpeettepanekuid tervikuna, siis mul on ka hea meel, et vähemasti mõni Riigikogu liige on alles koalitsioonis, kes räägib ka sellest, et võiks kuskilt midagi kärpida. Probleem on muidugi selles, et kas need üldse hakkavad pädema need samad? Ma kardan, et need ettepanekud ei jõua kuskile, seda on ju reaktsioonidest näha, teiseks vähemasti 0 oli puudu, et 100 miljoniga pilti ei päästa. Tõsiselt võetavast kärpeplaanist peaks algama miljardist aastas, et siis oleks vähemasti mingisugunegi reaalne efekt riigi rahandusel tulemas, aga need teemad, mis lauale on pandud, ma olen ühest küljest Siimuga nõus, et kui sa reaalselt tahad kärpida, siis sa pead panema nii-öelda üle välja laed ja kärpeprotsendid ja siis vaatab iga asutus ise, kust ja kui palju ta koomale tõmbab. Aga mõningate teemade lauale toomise mõttes on kindlasti hea, et võtame need samad kultuuriobjektid, neid siin tormati kohe päästma jutuga, et tegemist on investeeringuga ja investeeringute tegemine kiduva majanduskasvu ajal on nagu pigem hea tegevus. Tegelikult ma olen nõus, et need ei ole klassikalised investeeringud. Klassikalised investeeringud on sellised, mis peavad kas kasvatama tulusid või hoidma kokku kulusid. Nüüd kõikide nende nii-öelda objektide ehitamisega on Eesti riigis juba aastaid ja aastaid olukord väga palju käest ära, et tegelikult meil puudub riigis ülevaade, kui palju on
ruutmeetreid, mille jooksvaid kulusid riik ja avalik sektor laiemalt peab katma. Ja iga selle objekti tulekuga tuleb neid ruutmeetreid järjest juurde. Ma omal ajal püüdsin ka ise uurida ja küsida ja aru saada, et selle sama Siuru näitel, et kui nüüd Tartusse see uhke kultuuripale ehitatakse, mida siis kinni pannakse? Millistest varadest Tartu linn kavatseb loobuda, kas mahamüümise teel või kus nende rentimine lõpetatakse. Ehk tegelikult see on nüüd see nähtamatu osa, mille kaudu riik kogu aeg nagu paisub, et tõmmatakse lipp üles, meil on vaja järjekordselt mingisugust objekti, on see nagu tore kultuurimaja või mingi staadion või mis iganes. Aga me ei vaata selle peale, et sellega nende objektide käitamisega kaasneb nagu kulu. Ja kui meil ruutmeetreid tuleb juurde, siis meil riigi kulu lihtsalt paisub. Ja tahaks küll, et me jõuaks nagu poliitilise diskussiooniga nii kaugele, et edaspidi kõikvõimalike selliste investeeringute tegemisel ma tahaks näha kõrvale nagu arvutust, et kui me ehitame uue avalikus sektori poolt ülalpeetav objekti, siis kus tõmmatakse ruutmeetreid koomale ja kas lõpptulemusena see köetavate ruutmeetrite arv jääb siis samaks või läheb väiksemaks. Aga ta ei peaks minema suuremaks. Ma natuke täiendaksin siin, et täiesti nõus Tõnisega, et igal pool alati, kui räägitakse sellistest suurtest kulutustest just kultuurivaldkonnas, ka hariduse valdkonnas, siis alati räägitakse, et palju see konkreetne objekt ehitamisel maksma läheb. Aga mitte kuskil ma ei näe kunagi neid numbreid, palju see ülalpidamine hakkab siis pärast täiendavalt antud juhul omavalitsusele siis või mõnel teisel juhul riigile, Tallinna puhul siin võib-olla räägime linnahallist ka, ma ei tea, aga siis palju see siis pärast kõik maksma läheb, et ainult mõeldakse sinnamaani, et kraabiks selle raha kuskilt, pressiks välja, kraabiks selle raha kokku, mis ehitamise saaks valmis, küll siis kuidagi ikka jälle kuskilt raha juurde saab, et see mõtteviis. Aga Tõnis, teie hea jaotuse niimoodi Reformierakonna praegusest poliitikutest raskes olukorras sellisel ideoloogilisel ja maailmavaatelisel teljel, et ma paneks siia kõrvale teise kolmes jaotuse, et sellise poliittehnoloogilise jaotuse. Et ühed reformierakondlased on need, kes on heitunud, ma ütleks nii, et nad saavad aru, et nemad järgmises Riigikogus ei ole, midagi teha ei ole, et istub siin lõpuni ära vaikselt ja neid on seal 39 hulgas väga palju, nende nimed meil ei tule üldse meeldegi, me ei kuule neist midagi, nad istub. Mõni on selline nagu Luisa Värk, vist on nüüd ta nimi taas pärast olemist Luisa Rõivas. Temast me kuuleme küll, aga tema on meedias ainult sellega, kus ta on kuskil jõusaalis või kuskil spordijürid jookseb või tal on uus kalli või midagi taolist. Mõni ehitab oma poliitilist nagu justkui seda, aga ta poliitikaga nagu üldse ei tegele. Keegi pole kunagi ilmselt aru saanud, milline tema üldse mingi maailmavaade ongi. Aga üldiselt tema ei ole võib-olla hea näide, tema on selles kolmandas kategoorias, mida ma pärast nimetan, aga osa on täiesti heitunud, kellest me ei kuule mitte midagi, nad istuvad lihtsalt oma aja ära. Siis teine kategooria on see, kes sisendavad endale, ma olen kuulnud, et Reformierakonna sees on see jutt, et hoiame kokku, teeme tööd, paneme kõvasti raha kampaaniasse ja võtame 20 kohta, võtame ikka ära. 20 võtame ära, et see on see mantra, mida nad enda sees nagu levitavad, kuigi see reiting on praegu, mis ta on seal, 13? 13 juures kuskil läbi. Aga 20 võtame ära, see on, ja ikka tuleb uskuda, et läheb paremini. Ja siis need on need inimesed, kes seal ütlevad, et ärme siin üksteise omavahel tülli lähe, ärme kritiseeri, räägime sellest, kõik on hästi. Majandus kasvab, kõik näitajad lähevad paremaks, me oleme väga hästi valitsemisega hakkama saanud, me oleme väga tublid olnud ja siis sellega, ja siis hoiame kokku ja siis nad loodavad sellega, et siis selle kokkuhoidmisega võtame need kohad ära ja siis mina saan ka siis. Ja siis kolmas grupp on need, kes vaatavad, et pagan, et sellise värgiga ma sisse ei saa, aga heituda ka veel ei taha. Ja siis need on need sellised võrklaeva tüüpi, kes siis üritavad nagu särada kuskil ja iseennast ehitada, oma brändi nagu tugevdada selle erakonna brändi kõrval, et nad saavad aru, et see merelaine lihtsalt neid ei kanna või see tõus, et mõõn on praegu ei kanna, et aga siis peab nagu ise rabelema ja ise ennast üles ehitama, et see kolmas grupp, et võib-olla see Luisa Värk on ka seal omamoodi seal kolmandas grupis tegelikult pigem. Siis täiesti eraldi nähtus, minu meelest ma pean see lõppu lisama ja tsiteerima, on muidugi endine rahandusminister ja praegu Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann,
et tema on nüüd ka võtnud sõna Võrklaeva ja Sõerdi ettepanekute osas, loen kohe ühe tsitaadi ette ja lihtsalt ütlen eelnevalt, et Anneli Akkermann minu meelest on Reformierakonnas selline täiesti eraldiseisev kategooria, et iga kord, kui ta mingi teemal sõna võtab, siis selle peale tuleb, ma arvan, enamusel reformierakonnastel võib-olla tuleb peale nagu ahastus, aga loen tsitaadi ette. Et tõsiselt oma tööd tegev rahanduspoliitik ei tohi oma uitmõtteid, mida sülg suhu toob, välja purtsatada. See ei ole mõistlik, tõsiseltvõetav ega professionaalne, kõneleb siis Anneli Akkermann. Tema on nüüd selles grupis, kes hoiame kokku, paneme edasi, me need kohad ära võtame. Tema on täpselt selle grupi esindaja. Aga tegelikult ühest asjast, mis ei ole veel siin rääkinud, aga millest sina, Siim, oled meie saadetes ka väga pikalt ja millele oleme peatunud, on see, et tegelikult üks nende ettepanekute sisu oli ka, ma räägin just siin Sõerde ja Võrklaeva ettepanekute sisu oli ka ministeeriumite raha ülejäägi jagamine, sellest oled ka väga palju rääkinud, et kuidas sellega nagu tulevikus toimetada. See on ka selline teema, mis ei ole olnud väga üleval, et sellest ei ole väga palju räägitud, aga just mul tuli meelde, kui ma lugesin seda, et sa oled sellel teemal väga palju peatunud. Ja, et sa selle tõstatasid, et see on selline, et nagu ikka alguses on kavatsused head ja siis mingil hetkel läheb asi käest ära, nagu näiteks pensionide indekseerimisega sinna vahele erakorraliste tõusudega rikuti ära. Et sellega nagu natuke samamoodi, et vanasti oli selline süsteem, et mingeid ülejäänud rahasid ministeeriumitele üle ei kantud järgmises aastasse. Ja siis me mäletame, oli see trend, et osteti enne jõulu tormati poodi ja osteti, mis kätte piltlikult öeldes need bürootarbeid müüvad ettevõtted olid tõeliselt nagu kulla sees sel hetkel, sellepärast, et muudkui tulid ministeeriumide esindajad ja ostsid valimatult mida iganes kokku, tähendab. Lihtsalt kulutati raha paaniliselt, sellepärast, et muidu võetakse ära ja muidu öeldakse, et teile ei ole ju nii palju vaja, et te saate ju vähemaga hakkama. Ja siis, et seda probleemi nagu lahendada, siis öeldi, et ärge muretsege, tunnistada, et olin ka ise valitsuses selle perioodil, et võtsime vastu otsuse, et kanname neile need rahad üle, et siis nad ei pea nagu lollilt kulutama, et las kulutavad siis, kui nagu vaja on ja otstarbe kohaselt. Aga nüüd on sellest kujunenud mingi teine äärmus. Et mulle vahel tundub juba, et nad võib-olla meelega jätavad kulutamata, siis läheb see raha kuhugi pannakse sellist vuhvel nagu kuluread sisse, tegelikult seda raha ära ei kulutata, siis ta kandub juba aastasse ja aastast veel järgmise aastasse ja veel edasi. Ja lõpuks mitte keegi ei mäleta, milleks see raha algselt üldse sinna pandi. Ja mis selle rahaks juhtub? Makstakse palkadeks, on ju? Et see on nagu kõige parem. Ja siis see vaikselt nagu niimoodi tegelikult seda ka palgatõuse ja neid muid asju ja muid neid üldkulusid nagu sisuliselt nagu rahastatakse. Et seal tuleb, kuskile tuleb nüüd jälle tagasi tõmmata, et jalgu pidi jälle maa peale tagasi nad tõmmata, et praegu on see täiesti nagu käest ära läinud. Ja ma tulen korraga selle ametnike pikema puhkuse juurde, et ma tunnistan üles ka, mul on ka lähedasi inimesi, kes on selle pikema puhkuse saajad selles mõttes, et ma saan võib-olla ka riielda nende käest, aga ega see on nagu hästi ebaõiglane, et kõik need ametnike soodustused, mis omal ajal tehti, kõik need eripensionid, siis oli see, et koondamisel oli väga raske oli neid koondada, väga suured koondamistasud ja rahad, see kõik tehti selle kindlustunde andmiseks ja selleks, et kuidagi palgad olid väiksed ja siis neid ametnikke meelitada riigitööle, eks ole, omal ajal olid tõesti neil palgad väiksemad, et täna ei ole enam see olukord, kus riigitööl, eriti seal ministeerium, just need ametnikud nii-öelda, et nende kuidagi riigiasutuste inimesed, et nende palgad ei ole väiksemad kui erasektoris. Ja see tegelikult ülimalt ebaõiglane. Olgem ausad, et see on nagu, see on lihtsalt eriliselt ebaõiglane, et kui sa töötad nagu erasektoris, siis sul on nädala võrra lühem puhkus kui teistel. 7 päeva võrra lühem, ja. Miks seda tegelikult ei ole võimalik põhjendada? Aga ju teine erakond on samamoodi ikkagi valitsus või koalitsioonierakond Eesti 200 ju ka omad mõtted siin välja toonud ja kindlasti välisministri Margus Tsahkna juba väljaütlemised, et riigieelarvet hakkab koostama siin süvariik ja kindlasti summad, mida siin küsitakse näiteks sotsiaalhoolekandesse, see 200 miljonit, millest me ka rääkisime, et seal olid ju ka palved selle kohta, et hakake kirjutama igasuguseid selliseid arvamusluguseid ja kõike muid, et ära tõestada
tõestada seda, et seda raha on vaja. Ja siis teine probleem on seesama kopterite probleem, kus siis ka 2 Eesti 200 poliitikut, siseminister Igor Taro ja Riigikogu liige Toomas Uibo on raksu läinud. See on ka ju 240 miljonit minu meelest vahel. Kas see näitab ka seda, et sealgi ei ole nagu ühtsust või ma lähen kogu aeg selle ühtsuse ja solidaarsuse teema alla siin selle eelarve läbirääkimistes, aga tundub, et siin igale sellised mõisted kaovad täiesti ära. Mulle tundub, et üks asi hakkab peale sellest, ei ole valitsuse ja koalitsioonipoliitikute tasandil seda ühtselt välja öeldud, isegi omavahel kokku lepitud ja see on ühtselt välja öeldud, et me tõepoolest peame riigi kulutusi ja riigi funktsioone koomale tõmbama. Selles osas ei ole üksmeelt ja seetõttu ongi nii, et eelarve koostamist dikteerivad ametkondade kulutamissoovid ja keegi ei olegi olemas kedagi neile kätte ette panemas. Et see probleem, et millest me oleme ju ka korduvalt nagu hoiatanud siin saates, et valimiste eel, kui poliitikutel on kange soov olla nagu hea jõuluvana, siis sellised nutikamad avaliku sektori juhid hakkavad seda ära kasutama ja hakkavad siis ministritele ette sokutama selliseid teemasid, öeldes, et näed, et siia valdkonda on nüüd kangesti raha vaja, et kui siia raha kohe ei tule, siis hakkavad juhtuma hirmsad asjad, sellest võivad tulla pahandused, mis võivad jõuda meediasse, saad endale ministrina skandaali kaela näiteks, et midagi on tegemata jäänud. Aga kui sa nüüd lähed ikkagi valitsusistungile, tood sealt eelarvekõnelustelt 10 või 100 miljonit ära, siis sa oled tubli kangelane, ütleme, eks ju, siis kogu valdkond tänab ja kiidab sind, ütleme, eks, et see on nagu natuke veidi utreeritult see agenda, mida siis omavaheliste jutuajamiste ja kõikvõimalike soovituste teel poliitikutele edastatakse ja loomulikult on väga palju just selliseid, kellel selle maailmavaatelist pidet eriti ei ole, et seda tüüpi poliitikud lähevad väga kergesti selle teema liinile, et mul tuleb ikkagi alati meelde eelmiste Riigikogu valimiste eelne debatt, kus siis vist Liina Kersna käis väga hoogsalt esimese stuudio poliitdebatis vehkimas sellega, et siis kiita enda saavutusi ministrina ja need saavutused põhinesid ainult sellele, et kui mitu miljonit tema oma karjääri jooksul mingile valdkonnale või mingile tegevusele riigieelarvest ära tõi. Et tüüpiline näide sellest, ütleme, eks. Aga probleem hakkab peale sellest, et ei peaminister, ei rahandusminister ega ükski teine valitsuse liige ei ole väga selgelt öelnud, et meil on vaja reaalselt kulusid kokku tõmmata. Et seda kärpejuttu räägitakse nii-öelda nagu huumoriga segaselt, öeldakse, et me nii-öelda piirame siin natuke kulutuste kasvu, aga seda juttu ju ei võta mitte keegi tõsiselt ja kui ei tule peaministrist alates selget sõnumit alla kogu avalikule sektorile, et naljaaeg on läbi, pulli ei tehta, et praegu saab tunnustust ainult selle eest, kui sa kärbid, kuni seda sõnumit ei tule, siis ka ei muutu mitte midagi. No Eesti 200, sa küsisid Eesti 200 kohta, Allan, et see on ikkagi nähtus selles mõttes tõesti oma ette, et ma siin vahepeal saates rääkisin, et nad peavad endale maailmavaate leidma, aga kahjuks kas nad ei kuula meie saadet või ei võta nad meid kuulavad, aga ei võta kuulda, aga maailmavaadet nad pole endale leidnud, et see on hämmastav ka nende see metamorfoos, kuidas nad on ikkagi, algusest rääkisid, et nad rääkisid ju igasugustest personaalsest riigist ja kuidas nendes vajaduspõhised kulutused ja kuidas nulleelarve, kõik vaatame algusest peale läbi, võtame kõik lahti, võtame algusest peale läbi, mida üldse vaja on, et peab olema mõistlikult kulutama ja nüüd nad on jõudnud siis nagu teise äärmusse, et paneme nagu täiega ja siin on ju ka väljaütlemised, et üldse ei olegi võimalik. Kristina Kallas ütles, et sõja ajal ei saagi midagi kokku hoida, see polegi võimalik üldse midagi kokku hoida siin. Nad on iseenda vastandiks muutunud ka selle siis 3,5 aastaga seal võimul, et selles mõttes usk. Ja nende muidugi selline tõeline staar selles mõttes on Igor Taro. Ta on nagu uskumatu mees, et
Igori plussiks peab ütlema, et ta ju räägib niimoodi hästi inimlikult, et ta selles mõttes ka avalikkusele hea, selline ajakirjandusele hea materjal, et ta räägib inimlikult, ta räägib ilmselgelt seda, hästi mida ta ise, hästi lihtsalt, selles mõttes räägib asju, mida ta ilmselt ise nagu vähemalt sellel hetkel usub, võib-olla järgmisel hetkel usub natuke järgmist asja, aga siis ta räägib selles mõttes, ta on hästi tsiteeritav ja ajakirjanikud ja ta on ilmselt ka väga kättesaadav ajakirjanikele, on näha, et ta väga palju, väga lahkesti meediaga suhtleb ja väga palju meediaga suhtleb. Eks tal ole seal nagu nii-öelda, ma ütlen lihtsalt taustana, et nõuniku töö on ka seal suhteliselt ikkagi väga jõuline seal taga. Ise ka endine ajakirjanik. Jah, no täpselt. No ja õige see ka, et tal ongi see ikkagi see kommunikatsioonikogemus on nii tugev, aga siis see maailmavaateline pool, siis see on nagu täiesti puudu, eks ole, ja ilmselt erakonnast ka ei tule mingeid korralikke suuniseid, eks ole, vahepeal seal Toomas Uibo ärkab, ütleb, et kuule, et sa oled hulluks läinud piltlikult öeldes, natuke lihtsustatult, aga sisuliselt, kuule, tõmba nüüd nagu hoogu maha. Aga siis toovad ametnikud talle neid dokumente erineval kujul, võib-olla mõnest räägime veel täna, lihtsalt tassivad talle ette ja siis lükkavad talle, siis ta lendab nendega peale ja siis ta räägib selle jutu ära, et ta ei saa nagu üldse aru ühest asjast. Et tema ülesanne on anda nagu ametnikele suuniseid, mida nemad peavad tegema. Tema arvab, et tema on see, tema peab võtma ametnikelt suuniseid ja viima neid avalikkuse ette. Ta ei saa üldse aru, keda ta esindab. Tema esindab ametnikke, ta ei esinda meid kui valijaid või isegi oma valijaid mitte, et ta ei esinda üldse mingeid valijaid. No ega see vaidlus seal, ütleme, kas või Uiboga on ju suhteliselt selline lihtne. Uibo kindlasti tahab sellist eraarmeed ehk siis erakopterite teenust propageerida, mida ta on juba üritanud teha päris pikalt ja aastaid, aga see ei ole kuidagi läbi läinud ja Taro vaade oli ikkagi sellele, et ostame ikkagi rohkem riiki, ostame ikkagi selle riigile. Siin tuleb ju välja tuua ka need samad erimeelsused Liisa Pakosta vahel ja Taro vahel, mis on ka ju erinevate seaduse vastuvõtmistel siin praegu välja jälle tulnud esile ja jälle võetakse tagasi, jälle pannakse pidur peale ja niimoodi see käib, aga kui me enne profileerisime siin Reformierakonda, kas Eesti 200 saab ka kuidagi profileerida või seal on täiesti lootusetu seda teha? On seal võimalik nad kuskile lahtrisse ka panna? Mul tekkis just teid kuulates just see sama selline niisugune äraootav seisukoht või küsimus, et te nii väga hästi iseloomustasite Reformierakonda. Tundub, et seal ikka ajab lihtsalt igaüks oma asja, et ma ei oska. Eks ta tuli kokku erakond selline külakärajate meetodile, et pandi nii-öelda ühel hetkel lipp maha, öeldi, et me oleme populaarsed ja siis jooksis sulelisi karvaseid sinna kokku igalt poliitika spektri tiivalt ja sellesse nende õnnetus on olnud. Kui poliittehnoloogiliselt vaadata, siis eks Eesti 200 seisukoht on ju oluliselt täbaram. Et paistab, et täna on seal loomulikult üks seltskond alles, mis ilmselt Kristina Kallase ümber nagu koondub, kes on võtnud selle seisukoha, et maksku mis maksab, läheme kindlasti oma nimekirjaga Riigikogu valimistele välja. Vaadates Eesti 200 nüüd liikmeskonna trendi, et nende liikmeskond on vist langenud alla 600 inimese, et neil hakkab varsti kätte tulema see piir, kus nad enam tekib raskusi erakonna registris püsimisega. Et siis tekib küsimus ka selles, et kas Eesti 200 suudaks enda liikmetest üldse Riigikogu valimisteks täisnimekirja välja panna. Et Reformierakonnal selliseid probleeme kindlasti ei ole. Et ma arvan, et Eesti 200 poliitikutest enamus inimesi mõtleb täna, võib-olla nad jagunevad siis nagu kolmeks, et on kindlasti need, kes täna peavad plaani, et millise teise erakonnaga liituda ja ma arvan, need uudised me hakkame siin kuulma sügise alates. Mõned Eesti 200 poliitikud vist on juba vähemasti omavahelises vestluses välja öelnud, et nad üldse ei kandideerigi, et nad lõpetavad oma liiguvad tagasi oma erialale, kus nad varem töötanud on, et selliseid on seal. Ja siis on see nii-öelda ilmselt Kristina Kallase siis fännklaab või tema ringkond, kes siis tõenäoliselt läheb siis lõpuni välja selle eksperimendiga. No nii ta kahjuks on, aga saame näha, et igal juhul
on Reformierakonna poolt välja öeldud, et eelarve läbirääkimised algavad meil siin kuskil augustikuu alguses, et selleks ajaks peab neid mõtteid siis täpselt nii palju koos olema, et neid siis ka erakonna sees lahti. Jaa, aga see ilutulestik on veel kõik siin enne ka, seda ja peale seda, kus neid asju tuleb veel. Õpetajate palka tuleb tõsta ja päästjate palkasid tuleb tõsta ja tuleb osta igast asju ja kõike, et seda me hakkame veel nägema. Eesti riik kukub kokku kohe, kui ei saa sinna jälle kuhugi 100 miljonit juurde. Neid jutte näeme. Artiklid on valmis kirjutatud. Jah, mõtted on olemas. Plakatid on juba valmis, plakatid ja need on valmis mõeldud, millega minna Riigikokku ette ja Toompea ette ja kuhu siis need samad jagamise rõõmu jagada soovivad poliitikud tahavad kangesti oma ruuporitega esinema minna, et seda pulli hakkab sügisel väga palju tulema. Seda numbrit tahaks näha, kui on palju kokku tulevad need ministeeriumite taotlused, et kui palju nende eelarved peavad suurenema võrreldes selle aastaga, see number saab huvitav olema, et seal tuleb see, täiesti see on siis nagu selline reaalsest elust irdumise nagu ehtne illustratsioon. Aga enne kui jätkame, siis loomulikult, head sõbrad, pange laiki ja jagage meie saadet. Ja läheme presidendivalimiste juurde ja on siin selle aja jooksul tulnud välja ka uusi kandidaate. Ei ole mitte ainult Ülle Madise, Siim, sina võib-olla ristiisa sellele kandidaadile. Tõsi, avalikkuse eest ta tuli välja, seal sotsiaaldemokraadid presenteerisid teda, Reformierakond tõstis käed ka püsti, ja väga tore kandidaat. Kahjuks Ülle Madis ise midagi teadnud sellest ja selles suhtes jäi nagu asi jälle kuidagi soiku. Aga on tulnud siin veel ka Riho Ühtegi, endine Kaitseliidu ülem, on tulnud Jonatan Vseviov, kellest on ka varem räägitud välisministeeriumist kantsler, ja nüüd viimase pakkumisena on olnud Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land ja selle pakkumise on teinud siis suurärimees Neinar Seli. Et kuidas nüüd seda vaadata, et see tundub, et siin kõik igaüks, kellel natukenegi hoidu ka poliitika väliselt võib seda teha ja võib täiesti oma inimese välja pakkuda. Et hakkame kõigepealt võib-olla sellest Ülle Madisest peale, et tõin selle esimesena välja, et kas on üldse aus, kui sa inimesega ei räägi ja hakkad teda nagu väga kõvasti afišeerima? No, ega seda ju siis ei saa ka keelata, aga küsimus, et miks seda tehakse, et mina tõin, sina oled mind siin kiusanud selle Ülle Madise nimega juba kaua aega, ma tõesti tükk aega tagasi selle mõtte välja käisin, et ta on üks reaalne kandidaat ja nagu näed, ongi, et see minu kaardistus osutus ikkagi väga täpseks. Ma rääkisin tookord ka, et võimalikult need ülikooli direktorid endised ja praegused, et nende kandidaat ka läks nagu täppi, et see kaardistus, mis ma tookord tegin, oli nagu väga loogiline. Aga nüüd on nagu küsimus, et kui kuskil on keegi, kellel on lihtsalt Marsseli kepike põues ja räägib võib-olla sõpradega, et pane siis, käi minu nimi ka siis seal välja. Tõnis ütle, et ma siis oleks ka hea kandidaat. Et üks on nagu see... Sinna me jõuame kindlasti mõne aasta pärast. Üks on see kategooria, on ju. Aga ma neid nagu väga tõsiselt ei võtaks, aga siis teine kategooria, kus on näha, et võibki nagu reaalselt tekkida see konsensus, erakondade konsensus selle inimese taha. Vähemalt piisav, et teda ära valida. Ja sellisele asjale üldiselt ei aita kaasa, kui keegi erakond hakkab väga soleerima siin, et kui mina ei saa aru, miks sotsid selle Ülle Madise nime niimoodi välja käisid, et tema võiks olla kandidaat veel, eriti tõesti tema endaga läbi rääkimata, mis nad sellega tahtsid saavutada, nad said sellega endale natuke tuntust ja kuulsust ja said ennast nii nagu Isamaa ja Keskerakond peesitasid Alar Karise sellise populaarsusega, katsusid sellest Alar Karise populaarsust osa endale tõmmata. Tundub, et nüüd sotsid püüdsid oma mainet nagu parandada selle Ülle Madise nime väljakäimisega, aga tegelikult nad tegid Ülle Madisele selgelt karuteene, et kui neil nagu siiralt on soov Ülle Madiset valida, siis selliseid asju ei tehta, et siis sa püüad ikkagi teiste kokku leppida, inimesi endaga rääkida, kuidagi valmistada pinnast ette, mitte prahvatada neid niimoodi, neid nimesid välja,
noh, ma arvan, et kuskilt sellisest ringkonnast on ilmselt seekord, ma ei kujuta ette, kes see poliitik oleks üldse seekord, et ma mõtlen parteipoliitik, kelle osas nii nagu omal ajal ikkagi Toomas Hendrik Ilves oli erakonnapoliitik, noh, kes meil veel on, Arnold Rüütel oli erakonnapoliitik ikkagi, et sellist kandidaati ma praegu ei näe, et eks ta kuskile sellisele noh, nii nagu Alar Karis ja Kersti Kaljulaid tulid sellise mitte-erakonna poliitilise kandidaadina, et ma arvan, et endiselt on praegu võimalus kokku leppida kõige rohkem seda tüüpi kandidaadi peale, et ma ei näe ühtegi sellist inimest, kes siin räägitakse mikseritest ja kellest ma ei usu seda, teised erakonnad ei lähe toetama. No, mida me võime muidugi näha nüüd veel sügise lähenedes on see, et hakatakse, presidendi kandidaadi arutelu on ju hea võimalus keegi inimene pildile tõsta. Kui keegi nüüd tahab ehitada järgmisteks Riigikogu valimisteks uut staarpoliitikut, siis on suurepärane võimalus käia ta presidendi kandidaadina välja ja hoida teda presidendi kandidaadina pildis, see inimene saab anda intervjuusid, temast tehakse ilmselt persoonilugusid, ta saab arvamusartikleid kirjutada, mida ta kõike presidendina korraldada tahaks, sõltumata sellest, kas tal üldse nagu hääled kandidaadi esitamiseks kokku tuleksid. See pole üldse tähtis, tähtis on see avalik foon. Jah, vaataks mainimiste arv on ühtegi üles läinud. Absoluutselt, et ma arvan, et ühtegi on siin selgelt nagu seda tüüpi näide ja tema arvamusi vaadates, ega ta ei käitu ka sellise inimesena, kes tahaks presidendiks saada. Ta pigem on algusest peale tulnud eetrisse pigem sellise sõnumitega, et tahaks kangesti parteipoliitikasse minna. Vastupidi, mina jälle lugesin just enne, kui ma siia tulin, et tema on öelnud seda, et tema kandideerida Riigikogu valimistel ei taha. Aga ta on nõus hakkama presidendiks. Nõus hakkama küll, aga kui ma tema muid väljaütlemisi loen, siis inimene, kes tajub veidikenegi seda, milline on Eesti presidendivalimiste süsteem, et see on eeskätt erakondade vaheline kokkulepe, siis selliste sõnumitega sa ei lähe presidendiks kandideerima. Küll on aga võimalik selliste sõnumitega, mida Riho Ühtegi on välja öelnud, üsna kergesti meediasse pääseda. Ma arvan, seda tüüpi inimesi võib veel juurde tulla. Ma võrdleks selliseid kandidaate, et meil oli eelmine kord väga väärikas endine Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kes ka püüdis kuidagi endale sellist mingit toetajaskonda ehitada ja tulla siis nagu nii-öelda ise kõrvalt presidendiks, see ei õnnestu. No aga hea küll, et kui me räägime siin Ülle Madisest, keda on siis nagu presenteerinud sotsiaaldemokraadid, Tiit Land, Reformierakonna asutaja, suur ärimees Reformierakonnaga väga tihedalt seotud on Neinar Seli, kõigil on mingisugune selline taust ju olemas. Võtame sellise, Jonatan Vseviov samamoodi, see on ikkagi rohkem nagu nii-öelda ka poliitikute seest tulnud kandidaat, nende poolt pakutud Riho Ühtegi. Ja minule jääb küsimus see, et kuidas said sellised inimesed kokku. Nemad pakkusid tema välja. Sven Grünberg, helilooja, orientalist, Hugo Osula, suur ärimees, Hendrik Toompere, lavastaja, näitleja, Raivo Vare, majandusanalüütlik, väga tore ja lugupeetud inimene ja Kris Taska, filmiprodutsent. Täiesti erinevad inimesed, täiesti erinevast maailmast, täiesti erineva vanusega. Niisugune tunne nagu mingisugune suvila kooperatiivi jõuk olekski tulnud kokku. Poisid, täna mõtleme ka midagi, teeme ikka Eesti poliitika heaks ja paneme siis ühe presidendi Riho, kas oleksid nõus? No hea küll, ma võin ju selle ralli kaasa teha. Ma arvan, keegi inimesed. Ma arvan, keegi nupumees mõtles, et teeme sellise viisaka esindusliku soovitajate, valijameeste seltskonna, käime selle välja, kes siis on tema nagu esitajad ja siis nagu nuputati, et kes need võiks olla, küsiti, keda ta tunneb ja siis eri valdkondades. Selles mõttes on näha, et seal on nagu poliittehnoloogiliselt mõeldud tõesti. Ma ei usu, et see oli juhuslik nagu külapidu. Suvile kooperatiivi istumine. Ma arvan, et pigem ikkagi keegi seal, kas üks nendest esitajatest või keegi mujalt nagu natuke nägi vaeva ja mõtles selle asja päris ilusasti läbi, aga mina olen siiski endiselt skeptiline, et niimoodi Eestis presidendiks ei saa. No kandidaatide esitamise aeg on 21. kuni 24. augustini. Siin on veel natukene üle kuu minna. Jõuame veel näha väga erinevaid nimesid siin. Saame kuulda veel midagi täiesti sellist
omapärast ja huvitavat või hakatakse nüüd kuidagi rahunema ja konkreetsete inimestega tööle siis? No reaalsus on ju see, et Riigikogus kandidaadi esitamiseks on vaja allkirju ja Mart Helme võib siin nii-öelda pressiteadetes kandidaat olla, aga Riigikogus tema esitamiseks tal allkirju kokku ei tule. Nii et noh, eks see natukene nagu piirab, ma arvan seda võimalust, et parlamendierakonnad hakkaks esitama enda liikmetes selliseid kandidaate, et noh, see ei tundu tänases, massiliselt ma mõtlen, see ei tundu tänases vaates võimalik. Aga see, et kedagi üritatakse nüüd läbi presidendi kandideerimise järgmisteks Riigikogu valimisteks üles ehitada, ma arvan, see tõenäosus pigem on üle 50%. Vaat sellist tulevärki me ei näe, nagu oli Kersti Kaljulaidi presidendiks saamise eelselt, kus eri erakondadel olid väga tugevad oma kandidaadid, käis tõsine valimiskampaania Riigikogu voorudes pärast valimiskogus ja lõppes, kõik see lõppes ju edutult kõigile kandidaatidele selles mõttes, et valituks nad ei osutunud keegi, eks ole, kes seal kõik tookord kandideerisid, Allar Jõksist, Siim Kallase, Mailis Repsi, tule kõik nimed praegu meelde, Marina Kaljurand, väga huvitavad, väga põnev seltskond oli. Aga ma arvan, see kogemus oli see, et ta pigem tõi erakondadele sellise suhtumise, et nii ei tee ära, et ei saa hääli kokku. Ja praegu ma nüüd küll nii üle jala ütlen selle välja, pole pikalt nagu selle peale mõelnud, aga täiesti võimalik, et tuleb meil üks kandidaat Riigikogu voorudesse, üks kandidaat, kelle peale lihtsalt on, kuna Reformierakonnal on nii palju hääliga, et ongi üks kandidaat ja see, kas siis läheb läbi või ei lähe läbi, et ei tulegi rohkem. Ma pakun praegu nii. Võib-olla ma eksin. Sa tead nime juba või? Ei tea. Aga kõige rahulikum on olnud siin selles presidendi kandidaatide pakkumise rallis Isamaa ise ja ei tea, kas on sellest kinni, et suurannetaja Parvel Pruunsild ei ole veel andnud luba et kandidaati välja öelda, aga igatahes on ta sattunud oma kohtukäikudega siin ka meedia avaliku huvi orbiiti ja natukene selgitanud seal ka seda, et millest see kõik on siis alanud ja miks ta seda kõike teeb ja selge oli see, et ta teeb seda sellepärast, et teatud protsessides lihtsalt näidata, et ei ole nii, et asutakse sulle peale ja sa jäädki sinna lamama, aga on võimalik ka vaielda, seletab kõik lähti, kuidas see on ja ta ise on seda ausalt välja tunnistanud, et tal on vahendeid selleks, et kohtus käia, kuigi võib-olla mõned protsessid tunduvad sellised suhteliselt nii-öelda lihtsad ja naiivsedki teinekord, aga siis ta on ikkagi neid seal nagu põhjendanud ja eks see kõik ole siis alguse saanud ikkagi sellest, et teatud härrasmehed ja teatud kiltkond inimesi seal ikkagi lahku lõi sellest Isamaast, kes siin ka istuvad laua ääres. Kogu seda Parveli asjatamist vaadates nii ta on ju andnud kontrollitud keskkonnas intervjuusid aeg-ajalt Eesti meediale ja ka kui lugeda neid tema poolt püsti pandud kohtuagisid, siis ta üritab ehitada sellist nagu narratiivi, millele kindlasti on ühiskonnas uskujaid, mille võib siis kokku võtta vist kunagise Villu Reilani sõnadega, et kuskil süsteemis on kallutatud jõud, ehk ta üritab jätta nagu muljet, et Eesti õiguskaitsesüsteem käitub erapoolikult. Ja ma arvan, et see on nagu kahetsusväärne, et ta seda teeb, et ammusest ajast seda tunnen ja ma arvan, et Eestis on nagu sõnavabadus, igaüks võib rääkida, teha oma poliitilisi vaateid nagu esitada ja ma arvan, Parvel Pruunsilla suurim häda ongi nagu see, et ta on üritanud, ta tahab kangesti poliitikat teha. Poliitikat ei tehta kohtusaalis. Poliitikat ei peaks demokraatlikus ühiskonnas tegema ka kardina taga. Et kui Parvel, sa tahad poliitikat teha, sa oled ju Isamaa liige vist 90 aastate lõpust, et tule sealt kardina tagant välja, ära jahmerda kohtusaalis, et kandideeri Riigikokku, ütleme, eks ju, Riigikogu pult on see koht, kus demokraatlikus riigis, parlamentaarses riigis neid sõnumeid välja öeldakse, mitte kohtusaal.
ja oma isikuomaduste poolest ma olen nõus, ta sobiks poliitikuks väga hästi, ega ma arvan, ta oleks väga edukas poliitik, et aga noh, ta on selle valiku teinud, kunagi ta on olnud Tartu linnavolikogu liige noore poliitikuna ja siis pärast seda on ta sellest loobunud ja mis need oli, 17 kohtuasja kokku tal pooleli või? Kuskil niimoodi oli jah, et no, mõned on juba kuskil mõned lähevad edasi kuskil teises astmes ja mõned on alles niisugused algstaadiumis. On ikka tahtmist hullata, aga eks see on jälle kõik halduskoormus ka Eesti riigile, et selles mõttes nagu, eks ta nagu kas on alati ka mõtet nagu ka selles mõttes nagu riiki koormata selle kõigega, aga noh, ju ta ise tunneb seda õiglustunnet, et on vaja, kui kodanikul selline tunne on, loomulikult seda ei saa keelata, aga eks ole, ühe kohtu otsuse puhul oli ka selgelt sõnastatud, ma ei mäleta, millise neist neid oli nii palju, et oli ka see, et ta püüdis nagu suit sulgeda, eks ole, et kohus ütles nii, et ta püüdis suit sulgeda. Et seda ei peaks nagu olema, et kui selline kohtuotsus juba tuleb, siis paneb mõtlema, et millega tegeleb. Saame näha, aga ühest võib-olla kurvast, võib-olla ka natuke rõõmsast asjast, kuidas seda nüüd võtta, aga alkohol on eestlastele olnud väga loomupärane asi ja siin ei saa sellest üle ega ümber ja kõik analüüsid näitavad seda, et eestlaste alkoholi tarbimine on ikkagi Euroopa tasemest natukene kõrgem. Ja lugupeetud valitsus on siis oma ennetusnõukoja läbi teinud siis sellise dokumendi aastani 2035, mis siis peaks ära näitama, kuidas me võiksime edasi liikuda. Mis mulle silma sealt jäi kõigepealt just statistika koha pealt, veini tarbimine, eelkõige just veini tarbimine on noorte naiste hulgas tõusnud, natukene võib-olla kurb, noorte tarbimine väheneb, aga siin on põhjus selles, alkohol on neile liiga kallis ja seal on võib-olla muud mõnuained sinna juurde tulnud ja nendega hullatakse rohkem, nii palju kui mina olen aru saanud. Aga üldises piiris tahetakse hakata siis ikkagi päitseid pähe panema, olgu ta siis müügiaja piirang, olgu ta siis aktsiisi tõstmine, hinnaga mängimine, olgu ta siis müügikohtade piiramine ja veel paljud asjad. No Tõnis, sul on terve selline korralik dokument siin laua ees lahti ja millised võiksid olla siis need olulisemad punktid, mida tasuksid välja tuua, et tegelikult poliitikud siin on oma sõna öelnud, seal päris palju ministreid on pundis olnud, kes seda on välja töötanud, keegi nagu päris enda omaks ühte või teist punkti ei taha võtta, aga see on ka teatud põhjustel, ega see alkohol on selline teema, mille keelamine riigis kindlasti väga suurt populaarsust ei too. Ma siin natuke oponeeriks, et mulle tundub, ma olen lugenud siin nüüd kahe ministri seisukoha võtte, et Karmen Joller on päris entusiastlikult, talle omaselt entusiastlikult seda alkoholipoliitika paberit esitlenud ja sattusin siis lugema ka juba varem räägitud Igor Taro seisukoha võtte, kes on ka selle ennetusnõukogu liige. Isegi esimees minu arust. Tema leidis ka, et on vaja ikkagi hakata keelata ja piirama ja ütles, et keelamisega peaks alustama sellest, et Eestis on liiga palju kohti, kus müüakse alkoholi, esimese hooga tuleks ära piirata alkoholimüük nendes kohtades, mis asuvad koolidele, lasteaegadele liiga lähedal. Nii et on ikka mees tõesti nagu riigi ja keelamise ja piiramise usku. Aga ma tõepoolest printisin selle dokumendi välja, lugesin ta ka nagu läbi, et ega siin ei ole midagi fundamentaalselt uut. Eestis on juba üpris palju, meil on päris kõrge alkoholiaktsiis, meil on üpris palju piiranguid ja kogu selline nii-öelda Eesti alkoholipoliitika kujundamine ongi käinud läbi selle, et üritame muuta alkoholi kallimaks ja siis kehtestame kõikvõimalikke piiranguid alates reklaamist kuni siis müügikohtade ja nende lahtioleku aegadeni ja et see toob nagu lahenduse. Et meenutame näiteks seda, et ma ei mäleta, mis aastal see oli, aga hea hulk aastaid tagasi tuldi välja imerelvaga, mis pidi Eesti alkoholi tarbimise kohe nii-öelda nagu korda viima, et see oli siis poodidesse seinte ehitamine.
et tulid need poeaknad kõigepealt kinni katta ja siis tuli kauplustesse tuli sisse ehitada nagu eraldi osakond suletud seinte taga, et jumala pärast keegi ei näeks kauplusesse sisenedes, et kuskil on viinapudel, et siis tekib kohe ilmselt hirmus tahtmine nende reguleerijate arvates see pudel kohe ära osta ja tühjaks juua. Et noh, nüüd miljonid on kulutatud, kauplustesse on need seinad nagu ehitatud, aga kui ma loen nüüd paberit, siis tundub, et asjad ei ole korda läinud, et on vaja hakata kehtestama uusi piiranguid, sellepärast ja need pidid siis nagu kohe ees, need uued piirangud peavad siis tooma kohe tarbimist allapoole ja kõiki muid numbrilisi eesmärke aidata lähemale tuua, mida siis need varasemad piirangud ei ole toonud, ütleme, eks ju, aga nüüd uued piirangud, need peaksid tooma. Et minu meelest ongi nagu süsteemselt Eesti alkoholipoliitika kujundamine olnud valedel jalgadel, sest tähtutakse sellest, et piiramine ja maksustamine toob lahenduse. Ja siis ma loen seda sama paberit, siin on siis nii-öelda toodud välja alkoholi tarbimise trendid viimastel aastatel, alates aastast 2019 ja mida see raport ka nagu välja toob, et aastal 2019 on siis võrdlusperioodi mõttes oli alkoholi tarbimine üle 15-aastaste elanike kohta liitrites kõige väiksem, 10,4 ja sealt edasi on see siis nagu kasvanud kuni aastani 2022 siis hakanud tasapisi nagu langema. Et vaatame nende numbritele peale, et mis siis toimus aastatel 2020 kuni 2022. Meil oli COVID-i pandeemia, mida see COVID-i pandeemia tähendas? See tähendas piiranguid, see tähendas suuremaid reguleerimisi, ütleme, eks ju, ja selle tagajärgi. Ja nüüd on siis pandud kokku nagu paber, kus on tõdetud ühest küljest, et ühiskonna lukukeeramine ja piiramine viis alkoholi tarbimise kasvule. Nüüd, kus piiranguid on ühiskonnas vähemaks läinud, on hakanud tarbimine nagu kahanema, aga võitlus asutakse uute piirangute pakettidega. Et nagu lugupeetud nii-öelda teaduspõhised lähenejad, minu meelest on neil nagu loogikapõhise lähenemisega veidikene nagu rohkem probleeme, kes on selle alkoholipoliitika paberi kokku poondanud. Ja teine asi, sinu poolt välja toodud noorte teema, et öeldakse jah, et noorte seas on, ütleme siis kooliealiste noorte seas on jah, alkoholi tarbimine vähenenud ja seatakse sihtideks, et üldiselt siis alkoholi tarbimist erinevate sihtrühmade lõikes allapoole tuua. Ma printisin välja ka väljavõtte siis Tervise Arengu Instituudi hiljutisest narkootikumide tarvitamise raportist. Ja sealt nagu tasub välja tuua paar asja. Esiteks, see on siis pärineb aastast 2024, ehk ta on siis paari aasta vanune. Kokaiini tarvitamine on kasvanud nii naiste kui ka meeste seas kõigis vanusegruppides, kuid suurim erinevus on 16-24-aastaste naiste, 25-34-aastaste meeste ning 45-54-aastaste meeste vanusrühmas. Kõikides nendes rühmades on siis kokaiini tarvitamine päris märgatavalt kasvanud. Ja teiseks, LSD tarvitamine on teinud kõige suurema hüppe 25-34-aastaste meeste vanusegrupis 15%-ni, ehk siis 15% selles vanusegrupis olevaid mehi tarvitab LSD. Paneme siia juurde kanepi, mis on just veel nooremate hulgas teinud ka plahvastusliku tõusu. Just, ja me näemegi nagu seda, et me keerame nii-öelda alkoholile muudkui nagu hinda juurde. Samal ajal teised turul olevad meenemürgid lähevad alkoholiga võrreldes järjest odavamaks ja odavamaks ja justkui nagu see sama Tervise Arengu Instituut, need samad inimesed on, ma arvan, olnud selle kahe erineva uuringu koostamise juures, aga nagu ühes paberis teise ei näe, tundub mulle. Aga eks see põhjus on nagu tegelikult selles, et mõlemat valdkonda tahetakse piirata reguleerimise ja maksustamise, ütleme siis alkoholiga maksustamise kaudu. No ja kui võtta aluseks ka see sama hind, millest me siin juttu just rääkisime, siis aktsiis on tõstnud alkoholi hinda läbi aastate. Andke andeks, see sama narkootikumi ükskõik kas või kanepi gramm ei ole aastate jooksul absoluutseltki oma hinda muutnud. Ja see sama kokaiin
need on suhteliselt samas hinnaklassis olnud kogu aeg ja seda juba 10+ aastat, samal ajal kui näiteks viina või õlle hind on teinud ikkagi katastrofaalse tõusu. Mind häirib üks teine asi selle vahva kava juures, mis on ju väga ilusti kokku kirjutatud, siin on kõvasti raha kulutatud, ilmselgelt ilusti kujundatud, on ametnikud suure töö ära teinud. Et selle siis kinnitas see valitsuse ennetusnõukogu, nagu sa ütlesid. Siis ma vaatasin, kes sinna ennetusnõukogusse kuuluvad, seal on tõesti 6 ministrit. Ja täpselt, 6 ministrit. Aga lisaks on seal igast huvitavaid organisatsioone nagu Kirikute nõukogu ja Lastevanemate Liit ja nii edasi, ma ei jõua see kõik üles lugeda. Päris suur kogu. Aga 6 valitsuse liiget nüüd nagu kinnitas selle dokumendi. No seal on ka sellist väga konkreetsetest asjadest juba juttu, kuigi need on esialgu alles siuksed arengusuunad, millele peaks järgneva siis tegevuskava ja siis nii, aga mingid asjad on üsna konkreetsed, näiteks kütusetanklates alkoholimüügi piiramine või nende vähendamine, et seda ei oleks. No, mingid muud sellised, need pilt läks meil kohe eest ära selle peale, selle jutu peale. Pilt läks purju. Jah, hakkas kõik. Ma ei saa nüüd aru. 6 ministrit otsustasid, et sellega läheme edasi. Aga nüüd kuuled ministrit juttu, et üks meede alkoholiaktsiisi tõus, ei no praegu me tõstma ei hakka. Kas praegu tulevad piirangud? Ei, praegu nagu ei tule. No sisuliselt antakse jälle erasektorile mingid väga vastuolulisi sõnumeid, me ju saame väga hästi aru. Olgem ausad, paljud maapoed, kes seal vaaguvad piiri peal hinge, kas jääda ellu või mitte jääda ellu, nendele see alkoholimüük on väga oluline sissetuleku allikas. Kui nüüd 6 ministrit ütleb, et me hakkame teil nagu seda alkoholimüüki piirama, aga täpselt ei saa aru, kuidas siis ütlevad, aga praegu me nagu midagi ei tee. Vot selliseid sõnumeid ei tohiks nagu anda, et kus siis teed siis või ei tee või. Et minu arust, ma ju saan aru küll, kuidas see dokument sündis või kuidas see nii-öelda see otsus seal ennetusnõukogus sündis, et tulid ametnikud, tahtsid rääkis teaduspõhine, kõik nii, ja siis need ministrid niimoodi häbelikult seal kuidagi siis niimoodi, no jah, eks me siis peame heaks kiitma, seal võib-olla mõni natuke niimoodi vaikselt midagi julges küsida, ametnikud rullisid jälle üle, see on täpselt see, mida me enne rääkisime selle Igor Taro puhul, et ametnikud määravad nagu agenda, kui poliitikud saavad aru, et me ei saa panna kallimat alkoholiaktsiisi kui on Lätis, siis minu arust tuleks niimoodi ka dokumenti kirjutada, et me lähtume sellest, kuidas me suudame oma naabritega seda hinda kooskõlastada. Mitte kirjutada mingit mõttetut juttu, mille peale me lõpuks ütleme, et me ei tee seda. Aga mis sa siis poolt hääletasid, kui sa ei tee seda? Öelnud, siis ma olen vastu. Aga ei julge vastu ka olla, sellepärast, et ametnikud käskisid poolt olla. Minu arust see asi on meil nagu täiesti paigast ära läinud. Ja siis ongi see, nüüd eks ole see erasektor loeb, kas ma teen siia ühe kütusetankla või ei tee, pagan teab, ei tea, hakata mingi piirama, aru ei saa, piiravad siis või ei piira, kõik selle selline, ja see annabki jälle seda ebakindlust ja see on siis see olukord, kus meil nagu kogu see elu on siin. Ja eks ametnike paber langeb selles mõttes viljakale pinnale, et kahjuks on selliseid entusiastlikke poliitikuid nagu Karmen Joller, kes lähevad sellega kindlasti ka rõõmsasti eetrisse aru andma, et kui ma vaatan Karmen Jolleri väljaütlemisi selle sama alkoholipoliitika teemadel, siis see nähtub väga palju sarnasest narratiivist, nagu ma ei tea, Varro Vooglaid tahab iibe küsimust Eestis lahendada. Põhimõttel, et kui me vaatame ka nagu numbritele peale, siis tõenäoliselt iibe küsimust aitaks lahendada see, kui langeks naiste haridustase ja langeks naiste tööhõive, ehk see naised koju pliidi juurde, siis see kindlasti tooks kaasa sündimuse kasvu. Ja seda need samad nii-öelda alkoholipoliitikas progressiivset juttu rääkivad inimesed siis nii-öelda toovad nagu halva näitena, aga ise nad tahavad tegelikult ühiskonnale peale suruda täpselt samasugust meetodit siis teise küsimuse ja paljude teiste küsimuste lahendamisel. Et ka siin samas nii-öelda alkoholipoliitika dokumendi lähtekohas on kirjas, et ei ole üks lähtekoht, see 4 alguspunkti, ei ole tervisele ohutut alkoholi tarvitamise taset. Ehk nii-öelda üritatakse lähtuda sellest, et alkoholi ei peaks üldse tarvitama. No
küsime meie kuulajad, et Varro Vooglaidlik. Kas see on tänapäeva ühiskonnas nagu realistlik käsitlus, et me tahame inimesi siis hakata suunama sellele, et üldse tarvitataks. Et vaatame, kui võrreldakse ka teiste riikidega, siis me näeme, et tegelikult need riigid, kus on väga pikaajaline veinikultuur, kus veinile on võib-olla madalam isegi nagu käibemaks, ütleme, eks ei ole seal ka mingisugused aktsiise, kus naised kindlasti joovad veini rohkem ka selles vanusegrupis kui meie raportis välja toodud peamine murekoht, aga kõikides nendes riikides tegelikult on alkoholi probleem tervikuna nagu väiksem. Ehk kas me surume ehitame alkoholi kultuurses tarvitamises sellist nagu monstrumit, millega tuleb igal juhul nagu võidelda ja tegeleme siis sellega, et tõepoolest igas ühiskonnas on neid, kelle jaoks alkohol on problemaatiline nähtus, aga me nendega tegelemise asemel seame piiranguid kogu ühiskonnale. Ja see on see samasugune Varro Vooglaidlik talibanilik käsitlus, mida siis Karmen Joller ja tema mõttekaaslastest progressiivsed poliitikud üritavad Eesti ühiskonnale lähiaastatel tugevalt peale suruma hakata. Huvitav, Karmen Jolleri seisukohtad on jälle äravahetamisi sarnased Jevgeni Ossinovski seisukohtad, kui ta minister oli, et täpselt see, mis sa enne kirjeldasid, et nad tegelikult peaksid ühte erakonda kuuluma. Aga lõpetame positiivselt. Maailma mainekas Yale'i ülikool on koostanud keskkonnategevuste kvaliteediindeksi ja Eesti on seal 177 riigi seas, usute või mitte, aga esimesel kohal. Ja see siis tähendab seda, et meie keskkonnasäästu eesmärgid ja kliimapoliitika on olnud ikkagi niivõrd kõva, et seda on siis arvestatud sellise kõrge tulemusega. No me peaksime vist ilmselt Siim ju rõõmu tundma selle üle, et see selline mainekas raport on meid nii kõvasti tituleerinud. Ma arvan, et tõesti peaksime rõõmu tundma selle üle, seal on lisaks Yale'i ülikooli teadlastele on seal ka Columbia ülikooli teadlased olnud kaasatud, see on väga põhjalik ja mis on veel huvitav, et me oleme juba teist korda järjest nüüd seal esikohal, et ka 2 aastat tagasi see raport avaldati, ka seal me olime esikohal. Aga huvitav on need ühiskonna reaktsioonid, eks ole, või avalikkuse reaktsioonid, siis ütleme nii, et siis pigem hakkavad kostuma hääled, et näiteks Delfis oli juhtkiri, et see on ikka väga halb uudis, et Eesti on esimene, et see näitab, et maailmas on asjad väga halvad. Et ma kohe nagu mõtlesin, et huvitav, et kui PISA testi tulemused tulevad ja Eesti on seal Euroopa parim ja maailmas, eks ole, seal esimese 5 hulgas, siis miskipärast ei ole juhtkirjad, et asjad on ikka väga halvad, et Eesti on Euroopa parim, et järelikult kujutage ette, et Andorras on asjad veel kehvemad, on ju, näiteks ma tõin suvalise riigi, mis pähe kargas. Et miks selline veider suhtumine, ma kahtlustan, et siin üks asi selle taga on sellised lobigrupid, kes siis kardavad, et võib-olla kui avalikkuse teadvuses on see, et me oleme tegelikult, meil on see keskkonnas hoiupoliitikat väga tugevad Eestis. Tõsi, siin on üks aga, meid seal tõstab väga palju see, et meil on kasvuhoonegaaside emiteerimine hästi tugevalt vähenenud Eestis, rohkem kui ilmselt kusagil mujal maailmas. Ja see annab meile kindlasti lisapunkte ja see ei pruugi nii jätkuda, sest lõpmatuseni ta meil enam ei lange nii sellises tempos. See tähendab, et me võime tulevikus seal mõne võrra kukkuda, aga sellegi poolest oleme seal eesotsas. Aga ma arvan, et need lobigrupid on mures, et äkki siis ei saa nii palju raha küsida igasugustele keskkonnaprojektidele, et kui inimesed saavad aru, et me nii tugevad selles oleme. Aga üks tähelepanek veel, ma ütlen, et mis on minust väga huvitav, mida see raport väga selgelt välja toob, et üldine seos on selline, et mida jõukam riik, seda paremat keskkonnahoiupoliitikat selles riigis on. Ja eesotsas ongi. Ja siis nad küll ütlevad, et on ka mõned erandlikud riigid, et ühed, kes teevad nagu üle oma taseme ja mõned, kes teevad ka alla. Ja Eesti on siis nendest riikidest, kes tegelikult paneb ka kõige rikkamatele riikidele ära, ehk siis veel selgelt üle oma taseme. Aga üldine seos eesotsas on kõik jõukad riigid. Esi 30 ei ole muid tüüpi riike, siis kui me Eestiga sinna hulka loeme. Tahtsid Tõnis midagi? Sama tähelepanek, et tõesti, kui seda riikide nimekirja vaadata ja see raport oma kokkuvõttes ka ütleb, et jõukuse ja keskkonnahoiu poliitika vahel on väga otsene seos. Aga see ei ole ikkagi selles kinni, et me räägime väga palju, et see keskkonnasäästlik eluviis rohepööre, see võtab väga palju riigi vahendeid ära.
ja sellega seoses ei jätku neid kuskile mujale. Eks seal on, eks see kõik tegelikult algab väga lihtsast asjast peale, et kui sul on kõht täis ehk nii-öelda vorst on leiva peal, siis sa hakkad vaatama selle peale, millises keskkonnas sa elad, mis sind nagu ümbritseb, milline on see üldine elukvaliteet ja see hoiak jõuab avaldub inimeste, ettevõtete igapäevases käitumises ja see jõuab tegelikult ka poliitikasse. Ehk kui sul ei ole sellist nagu ellujäämise küsimust, et kas pere saab toidetud täna õhtul või mitte, siis hakatakse mõtlema nagu ümbritseva keskkonna peale ja ehk see peaks nagu meelde tuletama veel kord neile kõikidele radikaalsetele aktivistidele, kes siin aeg-ajalt jutustavad mingisugust kestlikust kahanemisest, et kestlik kahanemine on kõige otsesem tee sellele, et keskkonnaseisund Eestis hakkab kiiresti halvenema. Ja ongi kõik sõbrad ja me loodame väga, et teil oleks ikka kõigil vorst leiva peal, nagu siin Tõnis hästi välja tõi. Ja Eestis näiteks on Haapsalus kõige kõrgem UV-indeks, see on ka siin alles hiljuti selgeks tehtud, nii et pidage seda silmas, kui te lähete randa, minge randa, nautige seda Eestimaa suve. Meie oleme kindlasti tagasi 2 nädala pärast ja siis jätkame juba uute teemadega. Ja veel üks asi, ärge unustage panna laiki ja kindlasti seda ka jagada oma sõpradele. See on kindlasti väga tore ja meilegi väga kasulik. Kõike head ja ilusat suve jätku!